ja tere taas! Juuli keskpaik on ja tegelikult meil on varajane kartul juba ära söödud, aga mul kasvab siin üks pärimussort Endla kartul ja ma tegelikult tahaksin ühe väikse koguse kartulit kätte saada, et üks väike heine oma perele teha. Aga ma ei taha neid üles võtta, sellepärast et mul on tegelikult ainult paarkümmend pesa neid ja ma lootsin siit ka seemnekartulit endale saada. Aga siis ma teen seda, mida ma tegelikult iga suvi teen, on see, et ma natukene teen vingerpussi hilisemale kartulile. Ma hoopiski tegelikult ettevaatlikult lähenen siit külje pealt ja võtangi ainult mõned kartulid, nii nagu mul vaja on. Ja siuksed pisikesed on tegelikult väga see, mida ma tegelikult tahtsingi ju. Sellepärast, et ülejäänud saavad edasi kasvada ja mina saan kätte koguse üheks eineks oma perele. Kui ma siit vaikselt ära võtan sellised väiksed kardulad, siis see pesakond tegelikult ei saagi aru, et midagi puudu on ja teised kartulid kasvavad ilusti edasi. Ja samal ajal ma tegelikult saan ka siit veel natukene muldamisega järele aidata. Oi, see on nii väike. Niimoodi. Ma panen mulla tagasi, ma panen natuke kõrgemalt. Vihm on kartulid muidugi ümber külili ajanud ja nad on mul siin natukene varjus ka. Aga sellest pole midagi, sest koduaias ongi tore katsetada ja proovida. Nii, proovime temale ka siit niimoodi külje pealt õnnalt nagu läheneda, siis ma tegelikult saan lihtsalt mõned pisikesed võtta praegu, et ma natukene keedan neid ühe teise toidu kõrvale, aga ülejäänud see pesa, tema saab ilusti edasi kasvada. Oi, need tulid juba lahti. Ta ei saagi nagu aru, et midagi puudu on. Ja niimoodi siin vaikselt toimetades. Ja samal ajal ma jäin muldamisega ka hiljaks ja koduajas ongi seda muldamist natukene nagu raske teinekord teostada, siis niimoodi kõrvalt pättida neid väikseid kartuleid, mida võib ka ju täitsa maiuspalaks kutsuda. Siis ma samal ajal lahendan siin ka mitu probleemi enda jaoks ära. Opsti. Ja lähme edasi. Vaatame siit ka. Lähen endale kuidagi niimoodi õrnalt, sest mu eesmärk ongi kätte saada ainult mõned väiksed kartulid. Oi, siin on liiga väiksed. Panen talle mulla peale ja ta kasvab rõõmsasti edasi. Siin tundub, et siin on rohkem varsi. Vaatame. Nii hea, see ongi väike maiuspala meile. Ja ma ei ole kunagi aias üksi ja ma suudan alati valida aja, millal tuleb torm peale, mida ilmaennustus muidugi jälle ei lubanud, et täna siuke väike meil siin on linnas. Opsti, lähme selle tagasi. Ma arvan, mul on täpselt 30 sekundit aega veel mõned kartulid võtta. Põhimõtteliselt niimoodi toimides ma saan oma väikse portsu kätte ja kõik on õnnelikud. Nõnda, niimoodi tasa ja targu toimetades siit igas pesa juurest võtan paar kartulit ära, siis tegelikult ma saangi üheks toidukorraks ühe väikse koguse sellist maiuspala kätte ja ülejäänud kasvavad rõõmsalt edasi, kuni tuleb tegelik aeg neid kartuleid üles võtta.